Kallid sõbrad, kallis perekond, südamest tere tulemast teile kõigile. Ja seda täna muidugi meie peategelaste poolt, Aneti ja Andrese poolt. Kel vaja võib korraks pisara pühkida, eelkõige see Andres käib muidugi sinu kohta. Ja eks Andres pidid siin päris pikalt ootama siin selle šatoo tagaaias. Juba enne ütles, et täitsa lõpp-pisarad tulevad enne, kui sa hakkasid tulema isegi Anet ja seal näha oma tulevast abikaasat jalutamas sinu poole. Minu jaoks võtab see emotsioon tegelikult peigme näost kogu selle päeva sisu kokku. Seal on rõõmu selle üle, mis on olnud. Seal on armastust, mis väljendub pisarates. Seal on põnevust selle suhtes, mis on alles ees. Ja täna algab midagi uut. 10 aastat ühes koos käimist. Ma seisin siin, jootsin samuti sind, Anet, kuna sa tuled. Ja mõtlesin, et siin on nagu üks muinasjutu keskkond praegu. No ongi selline valge loss. Kuskil on taamal mingi äike, mis müristab, päike, mis paistab. Kõik tegelased on imeilusalt riides. Nagu ongi muinasjutt, mida jutustatakse. Ja mõnes mõttes me elud ongi nagu jutustavad ühte lugu ja ma olen näinud, et muinasjuttudel on erinevad algused. Mõni algabki 10 aastat tagasi, kui keegi sulle pimedas pakub maasikaid ja sealt algab vestlus ja kõik ülejäänud on ajalugu. Ja muinasjuttude lõpud tavaliselt on sarnased ja nad elavad õnnelikult seni, kuni neid on. Te olete ühte lugu jutustamas. Ma arvan, me kõigi igatsus on see, et see oleks üks muinasjutt, et ühel päeval saaks tähistada ka kuldpulmasid ja veel rohkemat ja rohkemat. Üks küsimus, mis ma ikka küsin tavaliselt ja teilt küsisin samad moodi, on see, et no kuidas te kujutate ette kauget tulevikku? No 20 aasta pärast. Ja ma kuulasin te vastust, ütlesid, 20 aasta, oi, siis me oleme juba 46 või 48. Täitsa lõpp ma tabasin. Ma ise olen 46, selle hetkel ma olen juba praegu 46. Siis te rääkisite, võiks olla finantsvabadus ja võiks olla majake järveärves ja lapselapsed ringi joosta ja mõtlesin, okei, minu lugu on juba sinna hetke jõudnud, kus te olete unistamas, aga ongi tegelikult kõige olulisemaid asju elus tuleb alustada nagu tagantpoolt ettepoole. See, kuhu sa tahad välja jõuda. Ja täna me ei tähistanud seda, mis on ja mis on olnud, vaid seda, kuhu te teel olete, kuhu te tahate välja jõuda ühes koos, käsi käes, abikaasadena. Ja ma pean ütlema, ma olen päris palju selles rollis olnud ja üha rohkem ma tunnen, et mida ma oskan siin öelda teile? Te tunnete ju teineteist 10 aastaks, te olete suureks kasvanud, te olete koos teineteist vorminud, aidanud kujundada selle inimese, kes su vastas seisab siin. Te olete nutikad, te saate eluga hakkama, tegelikult väga hästi ka üksinda, aga te valite teineteist. Mida ma oskan teile öelda seda enam, et te teate, kuidas just teie suhe toimib ja kus täpselt teie nupukesed on, mida vajutada ei tohiks või vajutama peaks mõnikord, kui sa tahad saavutada teatud tulemust. Et mu sõnad jäävad alati poolikuks. Ei võta selle ilu kokku, mis praegu siin on ja ei suuda anda ka päris selliseid nõuandeid, mis oleksid alati igas hetkes abiks. Sõitis siiapoole ja mõeldes, et tõesti see on üks muinasjutt, mida te olete jutustamas on ju, aga et mis siis on teie kätes täna? Sest ma olen aru saanud, et elu kõige olulisemad asjad tihti tegelikult ei ole meie kätes. Meil on illusioon kontrollist, aga mingites hetkedes me saame aru, et tegelikult see on suht habras. See, mis toimub ühiskonnas või mis majanduskeskkond on ju praegu näiteks või mis tervises saab või mis lähedaste elus juhtub. Kõik suured asjad. Tegelikult me neid ei kontrolli. Me ei kontrolli isegi seda, mis 5 minutit tagasi oleks ilmaga võinud juhtuda. See näitab, kui vähe me tegelikult kontrollime inimestena asju on ju. Ja ma olen aru saanud, et tegelikult armastus on ka üks selline asi, mida me lõpuni ei kontrolli. Me ei suuda seda vägisi esile kutsuda. Me ei oska seda alati suunata niimoodi. Ta on nagu nii suur, et on väljaspool meie kontrolli. Aga ma olen näinud, mida me saame kõige olulisemate asjadega elus teha, on see, et me saame luua neile keskkonna. Ja see on meie kätes. Ja siis loota, et need asjad juhtuvad. Olgu see siis tervisega, olgu see ka armastusega, abieluga, õnneliku suhtega. Ja täna teie abielu valguspunktis seistes. No mida siis saate teie teha? Et see lugu lõppeks samasuguste lause lõpuga nagu, et nad elasid õnnelikult oma elu lõpuni. Mitte ainult 46. eluaastani, vaska 80, 96. kuhu iganes. Eelmine aasta suve alguses ma kogesin ise oma elus, et kontroll
asjade üle on tegelikult illusoorne. Ja ma olin just teada saanud aprillikuus, ma pean minema ajukasvaja operatsioonile ja siis ma olin mai lõpus ja juuni alguses Tartu Ülikooli kliinikumis ja mul oli samamoodi suvi täis planeeritud ju pulmasid, kus ma pidin olema. Ja korraga ma olen seal haiglas ja ma tegelikult saan aru, et okei, ma ei tea, mida homne toob. Ma ei tea, kas ma saan nendes pulmades olla ja siis ma mäletan, läks hästi ja ma tundsin, et mul on nüüd jäänud 6 päeva taastumiseks, sest ma pean siis 6 päeva pärast olema Villa Müllerbeckis seal seisma järve kaldal ja seal on abiellued ja ma mäletan neid öid seal haiglas, kus ma mõtlesin, okei, ma pean piisavalt kosuma ja mõtlesin, kui ma veel ühes pulmas saaks olla, mida ma ütleks nendele, kes abiellumas on? Või mis on see kõige olulisem, minu limiteeritud elukogemuse pealt ja mis ma tahaks jätta? Kuule, et kui sa seda teed, siis sa ei kahetse kunagi. Kui sa seda teed, siis sa lood selle keskkonna, kus kõige ilusamad asjad saavad sündida. Ja need on 3 asja. Ja mõtlesin, ma jätan need 3 asja teid täna saatma. Esimene asi, ja teie, kes te täna ei abiellu, võtke need ka ise kaasa endale ka, et võib-olla teil on ka sellest kasu. Aga esimene asi, mis ma ütleks teile, jätaks teid saatma tänasel päeval, see sobib nagu rusikas silmahukku, on see, et armastage kartmatult. Me kardame erinevaid asju. Kes kardab pimedust, kes kardab ämblikke, mina isiklikult vihkan rotte näiteks ja tundmatud asjad teevad hirmu. Ja haiged tegevad asjad, neid me ka kardame mõnikord. Ja armastus ongi üsna hirmutav. Ta on tundmatu, ta mõnikord teeb haiget. Arvo Pärt on öelnud, armastusel on alati üks hind, ohvri hind. Ja pole ime, et me kardame. Meestena mõnikord, me võib-olla armastust ei karda, aga abielu kardame näiteks. Nii et selles puhul näitad kõigile eeskuju, et ei ole vaja karta. Aga mul on vaadanud aru, teadsid, et kui sa elu lõpus midagi ei kahetse, on see, kui palju sa armastust oled pannud oma ellu. Armastus kodumaa vastu, laste vastu, sõprade vastu, töö vastu, aga üle kõige armastus selle vastu, kes on sulle kõige kallim. Armastage kartmatult. Ükskõik, mis see maksma läheb. Ma võiksingi need ilusad sõnad nagu siin öelda, kuulge, minge armastage kartmatult. Aga mida see tähendab? Siis, kui pulmapäeva ei ole, siis, kui homme on pulma järgne päev ja siis tuleb lõpuks argipäev mingi hetk ja tuleb tagasi tööle minna. Ja mida see armastus siis tähendab? Või kartmatu armastus? Ma ei oska vist definitsiooni täpselt öelda, aga ma tean, et armastuses ja kartmatus armastuses on alati 2 asja. 2 asjale ruumi. Üks neist on lähedus ja teine on vabadus. Lähedus, mille nimel võidelda, mida otsida, mis on iga kord erinev, igas suhtes võib olla. Aga see on see, kus sa julged olla päriselt see, kes sa oled. Maske pole ees, sa saad rääkida kõige sügavamatest asjadest. No kuidas sul siis päriselt läheb? Sa saad hommikul päriselt kallistada ja saata teist musiga teele. Sa tead, et sa oled oodatud koju. Mõnikord sa lihtsalt vaikid ja vaikid samadest asjadest. See kõik on lähedus. Võidelge selle nimel. Ühel päeval, kui väiksed lapsed ringi jooksevad teil kodus, siis on raskem see lähedus saada, sest teil ei ole lihtsalt füüsiliselt aega ja ei jaksu võib-olla enam, aga sellest tuleb ka läbi minna ja siis prioritiseerida neid asju, mis vähegi võimalik on. Aga võidelge läheduse nimel. Ja teine on veidral kujul vabadus, mis on vastuolus selle lähedusega. Et sa julged kinkida ruumi, hingamist, jääda selleks printsessiks, jääda selleks Kreeka jumalate maapealseks pojaks, kelleks sa oled loodud. Teha seda, mis su hinge täidab. Tead, et sul on usaldus, et sa ei lähe kaduma sellesse suhtesse. Ka sellel on koht armastuses alati. Ma istutasin see aasta esimest korda tomateid, ma lihtsalt pean sellest rääkima. Ma olen Tartu poiss ja ma ei ole selline mingi põllumees ja rohenäpp, aga ma pidin guugeldama, kuidas neid tomateid istutatakse, ja siis tuli välja 2 asja. Ei piisa sellest, et sa paned selle tomati sinna taime sinna mulla sisse, kus on piisavalt väetist. Ta saab nagu hästi lähedaseks selle mulla ja toitaine ja veega, mis on veel vaja tomatile. Tuli välja 45 sentimeetrit, pead vahet jätma 2 tomati taime vahel. Ja siis ta kasvab piisavalt suureks ja kannab vilja ja näe, praegu ongi mul tomatid on nagu küljes. Ja ma mõtlesin selle peale on mõelnud, et tomat õpetab meile seda, on vaja lähedust, aga on vaja ka vabadust, 45 sentimeetrit vähemalt. Kui palju rohkem üks abielu meie inimestena. Armastage kartmatult. See on esimene asi, mis ma mõtlesin, ma jätaks teid saatma.
ja teine asi, ma mäletan seal voodis lamades, mõtlesin, mis on veel, mis see teine asi, mis jääb, mis ma tunnen, et mida sa kunagi ei kahetse. Ja mis jäägu teid ka saatma, on see, et andestage julgesti. Andestamine, ma arvan, meile eestlastele see ei ole väga lihtne. Mõnikord tuuaksegi tartar, kus on parmesan peale pandud ja see ajab närvi täiesti ja siis ja mis iganes meid suudavad inimesed ja olukorrad ja töö juures, mõnikord ülemused ja kes iganes närvi ajada ja see ongi nii, et tegelikult nii meie kui me ümber kõik eksivad. Me keegi kunagi ei ole alati armastust väärt. Me ütleme liiga palju, liiga vähe, teeme liiga palju või jätame midagi tegemata. Me oleme pigem mitte eestlastena andestav rahvas, vaid me oleme pigem see Tammsaare rahvas. Me tahame asju välja teenida, olla piisavalt head. Päeva lõpuks midagi saavutada. Vaata, mis ma olen ehitanud. Hea tunne mehena eriti on ju. Aga andestus oma olemuselt on selle vastuolus. Sa saad midagi, mida sa väärt ei ole. Sa saad midagi, mis sa pole välja teeninud. Ja ma pole näinud mitte ühtegi suhet, mitte ühtegi õnnelikku abielu, kus poleks kohta andestusel. Kui te lähete siit täna, siis need hetked, kus sa pead maksma selle hinna ja kinkima teisele andestuse, siis tead, see on alati seda väärt. Sa saad rohkem ise tagasi. Andestada teineteisele, aga isegi laiemalt. Kui sa suudad läbi elu minna nii, et sa tegelikult andestad, kellele vaja, sa seda kunagi ei kahetse. Armastada, andestada. Ja viimane asi, mis ma mõtlesin, mis on see kolmas asi ja siis ma jätaks teid saatma selle, et mida iganes te teete, pange oma süda selle sisse, mida te teete. Me ei saa maailmas alati teha suuri asju, aga me saame teha väikseid asju suure armastusega. Ja ma olen näinud, et midagi juhtub, kui sa paned kõige väiksemasse asja oma südame sisse ja lisad seda armastust, siis see asi muutub suuremaks, kui peaks. Siis see lugu kõnetab kuidagi rohkem, siis see muusikapala või pilt või Exceli leht isegi mõnikord või mis iganes kinnisvaraprojekt, mis sa lood, see kuidagi on rohkem, kui peaks. Ruutmeetrid lähevad suuremaks, kodu läheb suuremaks ja mis iganes juhtuvad, kui sa täidad neid armastusega ja südamega. Ma pidin siin peatuma, siin on tammepuud, kui te ringi vaatate sealpool pargi servas just. Mõtlesin, nopin teile, näitan teile midagi, mis minu jaoks on pilt tänast päevast, aga üks ime ka. 2 väikest tammetõrukest siin. Pisikene algus. Neil on vaja lähedust, neil on vaja vabadust, aga vaadake, mis juhtub, kui nad kasvavad. See sama suur tammepuu seal, mis on siin lossi nurga juures, on saanud alguse sellisest väiksest tõrukesest. Ja teie abielu ja teie elu. Me ei tea, kas on äikest või on päikest, aga kui teie süda on selles, mis te teete, siis teie lugu on suurem, kui peaks. Ja see puudutab ja kõnetab inimesi, kuhu te lähete ja seda ma soovin teile. Ühed sõnad, mis on kirja pandud apostel Pauluse poolt 2000 aastat tagasi. Ta vaatas tagasi oma elule, mis ta oli päris suur tammepuu, kui võiks öelda. Ta oli suur juht ja organisatsiooni rajaja ja ta ütles, et sa võid kõike saavutada, sa võid olla kuulus ja tuntud. Aga kui sa pole kogenud ja välja elanud, mida ta kutsus armastuseks, siis su elu on väike ja kumisev nagu kelluke. Ja jäägu need sõnad, millega ta kirjeldas armastust. Otse kui lipukirjaks teie loo üle. Muutku need sõnad teie loo, mida te jutustate üheskoos üheks muinaslooks. Apostel Paulus ütles, armastus on pika meelega. Armastus hellitab. Ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult. Ta ei otsi omakasu. Armastus ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Armastus lepib kõigega. Ta usub kõike. Ta loodab kõike. Ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Aga minu sõnad
on määratud hääbuma täna, sest need on vaid sissejuhatus kõigele sellele, mis nüüd juhtuma hakkab. Ja ma ei tea, kas te olete valmis selleks, mina igatahes olen. Aga nüüd õige pea saame kuulda, mida täna Andresel ja Anetil on teineteisele öelda ja seda ei ole palju. Seda on vaid üks sõna. Andres igaks juhuks küsimust üle. Oota, ma pean ikka ainult ühe sõna ütlema. Ma ütlesin, ainult ühe sõna pead ütlema. Mis sõna sa ütled, see ei ole enam minu kätes. Aga õige pea ma küsin teilt mõlemalt vaid ühe küsimuse ja täna on selline hetk, kus see üks sõna muudab väga palju. Kus minast saab meie ja perekonnanimi isegi muutub ja üks lugu saab alguse käsikäes. Ja nõnda, Andres, kõigi nende tunnistajate juures olekul siin praegu. Küsin ma sinult, kas sa tahad võtta oma valitud pruudi Aneti oma abikaasaks ja teda murdumatu truudusega armastada ja austada, teda toetada ja tema eest hoolitseda nii headel kui halbadel päevadel, nii tervises kui haiguses ja temaga kõike jagada oma elu lõpuni. Kui see on sinu tõeline nõu ja tahtmine, siis ütle jah. Jah. Sama küsimus ka sulle on, et kõigi nende tunnistajate juures olekul siin praegu. Kas sa soovid võtta oma valitud peigmehe Andrese oma abikaasaks ja teda murdumatu truudusega armastada ja austada, teda toetada ja tema eest hoolitseda nii headel kui halbadel päevadel, nii tervises kui haiguses ja temaga kõike jagada oma elu lõpuni. Kui see on sinu tõeline nõu ja tahtmine, siis ütle jah. Jah. Ma pean ütlema, et see oli üks kiiremaid jahhe, mida ma kunagi eluses kuulnud. Aga nüüd selle kinnituseks, et siin ja praegu tegime selle otsuse enam-vähem täie mõistuse juures, siin on vaja ühed allkirjad ka anda, nii et võta siit ja pane see allkiri siia, Andres. Seda otsust minna ja jutustada seda lugu üheskoos jäävad meenutama nüüd need sõrmused, mis te teineteisele sõrm asetate, et võta nüüd see sõrmus, mis läheb Aneti sõrme. Ja teate, me võime korraks nüüd kõik püsti tõusta, sest et mul pole palju jäänud öelda enam. Kallis sõbrad ja kallis perekond. Kõige selle põhjal, mille tunnistajad me täna siin üheskoos oleme olnud, on nüüd mu suurim eelisõigus ja au kuulutada need kaks kaunist noort inimest seaduslikuks abielupaariks meheks ja naiseks. Andres, nüüd võid sina suudelda oma abikaasat ja me võime lõpuks ometi juubeldada ja plaksutada kogu südamest selle peale. Meie eest päiksevalguses seismas selle universumi kõige värskem abielupaar. Teeme neile veel ühe suure aplausi.